omanikuks said Martin Pärn parima toote eest ja Annike Laid Laeva parima disainprojekti eest. Ja anti välja ka nii-öelda äramärgitud tööde kategooriates auhindu. Tänaseks on uudiseks see, et ühe uue kategooriana on Disainerite Liit teinud ettevõtetele Design Management kategooria, kuhu me oleme oodanud osalema ettevõtteid, kelle strateegilises juhtimises on disain tähtsal kohal ja kes viivad ellu siis disaini mitte ainult toodete disainimisel, vaid ka protsesside disainimisel, kommunikatsiooni disainimisel, interjööride ja kogu töökeskkonna disainimisel kuni firma korporatiivse käitumiseni välja. Ja registreerinud oli siis lubatud tähtajaks meil 51 soovijat registreerida auhinnale siis toote ja disainiprojekti kategoorias ja 5 ettevõtet, kes soovisid kandideerida eeskujuliku Design Management auhinna nimele. Nominentide nimekiri jäi lühemaks, sinna jäi 41 nime ja 41 nominendi hulgast siis valiti välja parimad. Ja vahepeal toimus vahežürii, mis oli interneti teel, ehk kui mõni siit kibestumisega ära läheb või juba kibestus vahežürii ajal, siis võis põhjuseks olla ka see, et võib-olla need tootepildid, mis internetilehele üles laaditi, võib-olla need ei olnud kõige iseloomulikumad sellele tootele või kirjeldus jäi napiks. Et ma saan aru, et sellises protsessis, kus žürii on rahvusvaheline ja kus kultuuritausta eriti ei tunta, võib-olla peab ka sellisele asjale rohkem tähelepanu pöörama, et need tooted hästi selgelt presenteeritud oleks. Ja tänasel näitusel on siis 41 tööd pluss 5 Design Management kategooriat ja meie aukülalised nii-öelda Design Management kategoorias on firma Tuulemaa ja Akvator, kellel me nii-öelda soovitasime või ma ei saaks öelda, et keelasime konkureerimast sellele auhinnale, sellepärast, et nemad on need Eesti firmad, kes ainsana on praegu võitnud Euroopa Design Management auhinna ja see toimub siis 2007. aastal. Nii et ära hoida teiste ettevõtete motiivi puudumist kandideerida Design Management auhinnale, pidasime nagu õigemaks, et võib-olla siis need suuremad võitjad siis sellel aastal ei osale selles kategoorias. Ja näitus on koostatud Kaido Kivi ja Hannele Lipu poolt ja on püütud nagu paigutada tsoonidena, nii et siin ei ole nagu selgelt süstematiseeritud, et selles seinas on projektid ja selles seinas on tooted, et püüdke nagu lugeda neid hallil ribal olevaid nimetusi, kus te näete, mis kategoorias siis mingi auhind on kandideerinud ja toote kategooriasse said siis kandideerida kõik tooted, mis on 2 aasta jooksul valmistatud või on niimoodi valmis, et nad on praktiliselt päeva pealt võimalik toota. Ja disainiprojekti kategoorias said siis kandideerida disainerite tiimid, kes on teinud kas unikaaldisaini või ühekordse disainiprojekti, et seal võisid siis kandideerida tooted, projektid, mis ei ole tootmises. Žürii on meil rahvusvaheline, žürii töö on olnud küll üksmeelne, aga üldse mitte eriarvamusteta ja ma asun kohe žüriid tutvustama. Alustan kohe vasakult. Now I will speak in English as everybody could understand it, and I would like to introduce our honorable jury. So I start from the left and nobody will be upset. So Harri Korhonen, väga kuulsa Inno firma rajaja ja omanik, Inno company's designer, owner, managing director, yes. So having experience in furniture design and in good quality clothes. So chief of the jury, Michael Thompson, from UK, belongs to 10 best known or well-known design strategy in UK, and being involved in several design politics
process and having his own design consultancy, and he's also president of VIDA, and VIDA is Bureau of European Design Associations. Heikki Soova, no need to introduce. This is our grand old man in design. He's so modest that it's always a problem to make him visible. Professor in Aalto University, doing a lot of jobs with prints, even during Soviet times, made a lot of production also for Finnish companies and worked with well-known Finnish designers. Gudrun Liljan from Iceland, our honorable guests of our festival is a group of designers from Iceland, and Gudrun made in the morning also lecture about design, but she is a practitioner and designer and making a lot of work by hands, so knows what quality means and knows how to use the diversity of one small country for promoting and making competition on the global market. So, and Timothy Jakob Jensen. Nobody needs to introduce companies like Bang & Olufsen and Volvo and so on, but not only this is important is that the company itself is even more famous, or let's say same famous like Bang & Olufsen, but on their field. So very big traditions, roots, practice, experience. Timothy is from Denmark, from Danish design company.